siis, enne veel, teeme siis hästi suure aplausi meie teadlasele Heli Luknerile. Tere, tere, tere! Teid on siin väga palju. Rõõm kohtuda, rõõm näha teid siin. Ma pean teid kurvastama. Ulmekirjanike fantaasia paraku ei küündi tänapäeva teoreetilise füüsika, universumit uuriva teoreetilise füüsika teooriate lennukuseni. Meil on kõigest film vaadata, aga see me saame pärastpoole diskuteerida, mis siis tegelikkuses on või võib olla, sest mis täpselt on väga suures plaanis universumis, kuidas see töötab, ei olegi päris lõpuni teada. Kui paljud teist said osa võtta Kalev Tarkpea teaduskohvikust? Ahah, mina olin kahjuks selle hulga inimeste seas, kes sinna sisse ei mahtunud. Nii et, aga küsige julgelt ka sellega seonduvat, äkki ma oskan midagi kosta või esitada oma seisukoha. Ja ma kindlasti vaatan tagantjärgi selle, kuulan Kalev Tarkpea juttu üle, see on väga huvitav alati. Siis filmi Tähevärava valik sündis koostöös poolsete korraldajatega ja just sellepärast, et see pakub võimaluse mõtiskleda aja ja ruumi üle, mis on siis ka tänase päeva teema teadusfestivalil. Ja filmi puhul see süžee kahtlemata ei ole kõige löövam, aga kahtlemata pakub ta palju rohkem võimalusi arutleda nende aega ja ruumi, universumilt, kõiki suuri asju puudutavate küsimuste üle. Nii et vaadake filmi just selle pilguga, et kas see saab olla nii, nagu filmitegijad kujutasid, mida teie arvate, mida te kuulnud olete, mida te mõelnud olete. Me filmi valisime just sellise seetõttu, et võrreldes konkurentidega pakub ta rohkem võimalust diskuteerimiseks, küsimiseks. Ei ole mõtet võtta filmi, kus on ainult teaduslikud vead. Siis me arutame ära, et kosmoses pauk ei käi, tuli ei põle, karjuda ei saa, läheme koju. Aga see film pakub meile võimaluse vaadata, mõelda, kuidasmoodi võis olla, mis võivad olla Iidse Egiptuse saladused, kas ussiaugud on olemas, kas neid saaks sellisel kujul teha. Ma loodan, et saate, kes on ka seda filmi või sarja näinud, sest Tähevärava film on pilootosa järgnevatele sarjadele, siis tekib teil oma seisukohti, oma arvamusi, oma küsimusi. Ja mis siin ikka pikalt rääkida, asume filmi vaatama. Head elamust! Vaprad saavad veel boonuseks natuke arutelu ka. Kuidas siis film oli? Minu arust koos nende tõlgetega oli päris humoorikas kohati. Kas teil midagi põnevat silma ka jäi? Ei jäänud, aga minule ei õnneks. Esimene asi, mis tekitas küsimusi või oli üsnagi intrigeeriv, oli see ussiauk ise. Esiteks, mis te arvate, kuidas ussiaugu, ütleme, välimus või see, kuidas ta välja nägi, kuidas see saavutati ja kas see ka nagu reaalne on või mis tundeid see tekitas teis? Mingid arvutiefektid. Räägi. Ma pigem küsiks, et kas sul on ideid, miks see pagan aegruum meil peab olema vedel? See on hea küsimus. Selles suhtes, et ma arvan, seal on nii jahe, et ta muutub vedelaks või lihtsalt filmitegijatel ei olnud muud geniaalset ideed saavutamaks ilusat efekti, näiteks vee abil, mida on meil palju ja lihtsalt kätte saada. Julgeme pakkuda. Aga see ussiauk ise, et ma ei ole päris
selle valdkonna ekspert. Et see võtab natuke rohkem aega kui kuu või niimoodi, et ennast kurssi viia ussiaukude matemaatikaga. Aga mida ma kahtlustan, et esiteks saada nii suurt ussiauku, et sealt mahuks läbi inimesed karjakaupa, siis see võtab kahtlemata väga palju energiat. Et eks seal filmis natuke oli ka, et hakkas värisema ja mingid annurid hakkasid suitsema ja nii edasi. Et üritati näidata, aga reaalselt huvitav, kui palju see võiks olla, et ma arvan, et see on põrreldav Ameerika riigi energiatarbega või isegi veelgi enam. Et jah. Seda on seriaalis edaspidi, see temaatika on sees ka seal. Paljud teist seda seriaali näinud on, vähemalt mõnda neist osa. Oi jah, tõeliselt fännid ei saa. Just. No väga hea. Selles suhtes, et see seriaal kohati, ma olen ka näinud. Jah. Kas supernovast piisaks? Seriaalis on just kasutada supernova. Ju vast ikka piisab, jah. See on natuke rohkem, kui meil siin maaenergiatarve. Sealt kindlasti jätkub. Aga tõepoolest, et me võime natuke võrrelda ju selle suure osakeste kiirendiga CERNis, Prantsusmaal, Šveitsimaal, et ka see seade võtab väga olulise osa seal lähedase piirkonna energiavarust, et seda vist ka käitatakse siis või ühesõnaga need kõik energiajaamad, allikad on seal niimoodi seotud ja kooskõlastatud, millal käivitatakse ja kasutatakse. Aga mis selle ussiaugu juures veel väga imelik oli minu jaoks, oli see, et sinu ussiauku sisenemisega kaasnes aine dekomponeerimine. Et ussiauk kui selline, mis ta reaalselt on ja kas ta on olemas, see on omaette küsimus. Ja kas nii suurt ussiauku üldse on olemas ja mis selle tegemiseks vaja on, seda see on tõesti fantaasia, et me võime vaielda filmi üle, aga ega me väga palju targemad ei ole, et nemad vähemalt pakkusid midagi välja, mida nad suutsid mingite efektidega tõestada. Jah, aga kui nad CERNis võtavad kunagi kasutusele sellised energiat, mis ongi võrreldavad Ameerika Ühendriikide kogu energiatarbega, siis äkki tekib ka meil kuskil mingi ussiauk. Mine tea. Et kas taha on küsimused kuulda või võtame mikrofonid? Meil on mikrofon ka muidu. Kui te kätt tõstate, siis ma võin tuua teile. Kellel on kurkaiga nagu minul, et sa tõstke käsi, siis tuleb mikrofon ka. Aga et mul nüüd mõte läks natuke kaduma, aga et üks küsimus ongi, et kas neid nii suuri ussiauke on olemas, et ma saan aru, populaarteaduslikud allikad väidavad, et sellised osakese, elementaarosakese suurusi ussiauke, siin-seal võib nagu fluktueerida, tekkida, aga ega vist keegi neid ühtegi kätte ei ole saanud. Jah. Aha. Et siis ussiauk kui nagu füüsikaalne objekt, et mis see on ja kas neid on üldse olemas, kas on teada, et need on olemas? See ongi hea küsimus, et matemaatilised võrrandid seda ei keela, ütlevad populaarteaduslikud allikad. Ja kõige lihtsam variant ongi, et nad on tillukesed. Et kui me tahame midagi suurt looduses, et me tahame, et meil on klaas ja ootame olukorda, kus seal ei oleks ühtegi aatomit või osakest sees, et me peame väga kaua ootama. Ma arvan, suure ussiauguga on samamoodi, et kui me tahame, et see tekiks, siis me peame ootama aega, mis on võib-olla pikem kui universumi kestvus ise. Aga mis ussiauk siis osade nagu teooriate või lähenduste põhjal on see, et on aja ja ruumi kõverdus, mingisugune paindumine ja see on tihedalt seotud kaasaegse kõrge energia teoreetilise füüsikaga, et seal on ka kasutusel väga laialdaselt rohkem arv dimensioone, kui meie siin tajume enda ümber. Ja sealtkaudu, mida ei taju, on ka nagu raske seletada või ette kujutada. Aga selleks tänapäeval me teame, et mingisugune ruumi kõverus tekiks, on vaja suurt energiat või massi. Et päike kallutab õige vähekene tema lähedalt läbi minevaid laineid, elektromagnetlaineid. Aga kui me tahame rohkem kallutada, kui me tahame seda ruumi kokku kallutada, siis arvatakse, et musta augu sisemuses võib olla ussiauk.
aga mina ei tahaks kedagi teist sinna saate järgi vaatama, mis toimub. Et selles suhtes just, noh, ma arvan, film natuke põikles sellest teemast mööda, et võib-olla tõesti mingisugune teooria, keegi oskab teha sellist seadet, mille vahel sa lood ussiaugu. Aga siis ma kahtlen, kas selle nagu mõjuraadius lõpeb sellise veepiirpinnaga, et paned sõrme sisse, on ju, et selles sarjas veel on nii, et sealt tagasi see infot saata, et kui Daniel Jackson pani sinna käe sisse ja siis tõmbas tagasi, siis ma arvan, et oleks piinarikkalt pidanud oma sõrmedest ilma jääma, kui nüüd selle nagu, nende poolse loogikaga kaasas käia. Aga seda õnneks ei juhtunud. Et ja millest ma enne rääkisin, et siin sarjas oli või selles filmis oli ka nii, et aine võeti tükkideks algosakesteks või mingisuguse informatsiooniks või energiaks kokku ära ja saadeti nagu siuht teisele poole. Et inimese sees on umbes 7 × 10 meil 27 aatomit. Ja aatomeid saab võtta veel väiksemateks osadeks. Et esiteks seda õigesti tagasi panna on küllaltki keeruline ja see ei ole kahtlemata juhuslik protsess, kui midagi natuke nihu läheb, siis tagajärjed on küllaltki katastroofilised. Aga lisaks sellele võime ju võtta selle kuulsa Einsteini valemi E-M-C ruut ja meil kulub päris palju energiat, et see objekt seal teisel pool tagasi kokku panna. Et siin koha pealt ma olen nagu kindlam, et võiks saata neid masinaid sealt ussiaugust läbi, aga inimeste või elusolenditega, et ma ei tea, läheb seal natuke nihu ja siis enam tagasiteed ei ole. Aga ma lugesin ühte tüüpi ussiaukude kohta, milles siis oli selline seaduspärasus, et nende sees ei saanud levida või inimene või objekt, pigem ikkagi me räägime ussiaugu puhul mingisugusest kvantobjektist või elementaarosakesest või mingisugusest eksootilisest osakesest, mis on veel kas väiksem või kõrgem energiaga või mis iganes eksootilise omadusega. Ja siis seal oli küll nii, et need osakesed ei saanud liikuda valguse kiirusest suurema kiirusega. Et kui me tuleme tagasi selle kujutluse juurde, et on see aja ja ruumi kõverus ussiauk, siis ongi nii, et see on nagu lühim tee, et see siin filmis oli selline osakesteks lammutamise masin, et iga inseneri unistus, et see võtab see tükkideks ja siis viib kuhugi mujale ja siis võtab lahti. Et siin kuidagi oleks, kui ma üritan siduda mingisugusegi olemasoleva füüsikateooriaga ja luua mingit loogikat. Aga see on, olgem ausalt, samasugune fantaasia nagu seal filmimeestel on. Et siis ongi nii, et me võtame selle inimese või objekti, mis me sealt vingest ussiaugust läbi saadame ja me loome temast siis kvantkujutise ja me kanname teisele poole kuidagi moodi põim või siis on seal see põimseos Einsteini Podolsky õudne vastasmõju, et me kanname selle kvantkuvandi sinna teisele poole ja siis see kvanttoorik võtab siis selle sama inimese kuju, et see on nagu mingisugune loogika, mis nagu võiks seletada sellist asja, aga ühtegi inimest ei ole veel kvantobjektiks muudetud, nii et see meid ka ei ähvarda. Aga ma näen, et ma olen teid uinutanud oma sellise jutuga. Aga need relvad, mida need tulnukad kasutasid, et ühest küljest nagu selline kõrgtehnoloogiline ja võimas relv, aga täpsusega oli nagu kuidagi väga... Ja see on hea küsimus ja samuti, et kui sul on nii vinge relv, et miks sa peaksite siis paigutama mingisuguse pulga otsa. Et see küllaltki muudab kasutamise võrdlemisi ebamugavaks minu hinnangul. Et samuti ei olnud seal ka nagu erilist kohtavust kinni hoida, et relvad kipuvad ja andmed tagasilööki ja või siis on nad nii vinged, et selles suhtes. Et milleks see relv üldse, kui sa saad panna mingi asja käe peale, siis teist niimoodi eemale tõugata. Et see on iga väikese lapse unistust ära, vähemalt õnneks, et meil ei ole olemas. Et see relvade küsimus on jah alati selline meeleolukas. Ju siis neil on vaja mingeid relvasid. Hirmutamine.
jah, et käis kaasas selle lühikese parasiiti kuvandiga, kes oli inimese sees ja kes oli ilmselt nii väike, et kõik pidid kummardama ja siis tal oli vahel veel kedagi, kes talle patse puruks ja siis veel see suur püramiidikujuline kosmoselaev, et kaasas kanda tema garderoobi ja siin on üks küsimus. Ma annan mikrofoni ka vaata. Ma olen ka vahel. Kui see kosmoselaev sinna püramiidide peale langes, kas siis maa peal või seal teisel planeedil, siis mingid hullud välgud lõid seal vahel kogu aeg. Kas see võis olla sellepärast, et see madala enesehinnanguga tüüp kandis kogu aeg ka seda energiat igaks juhuks kaasas, et kui ta leiab kuskilt täheväravatest, ta saaks seda käima panna? Ja vabalt ei tal oli igast vidi neid seal. Aga see kosmoselaev on omaette teema selles suhtes, et küllaltki nagu, hea küsimus on, kui me võrdleme seda disaini, suure püramiidi suurust ja veel natuke suuremat disaini, siis olemasolevate inimese ehitatud kosmoselaevadega, siis minul on jäänud mulje, et enamasti enamus sellest kosmoselaevast inimestel on kütuse kaasas kandmiseks või see suur kõik seal, mis see stardiraketid on, et need on, enamus on kütus. Ja siis seal sees kipub olema hirmus vähe ruumi ja tavaliselt ei ole selliseid suuri avanevaid rõdusid või aknaid. Ega see kuju, püramiidikujuline ja kaunistusega tundub küllaltki selline ebaefektiivne kosmoses reisimiseks. Et kosmoses vahet pole tegelikult, mis kujuga sul on, sest seal ei ole eriti õhku ja ka hõõrdumist ei ole ja võib-olla kõva kest, mida paksem, seda parem, kui mõni komeet või kivi või jäätükk vastu lendab. Aga planeetidel on paraku atmosfäär ja see atmosfäär kipub suure kiirusega liikuvaid asju niimoodi kuumutama ja siis juhtuvad igast põnevad asjad, et selline grillahi võib-olla. Ma juhiks tähelepanu sellele, et nende tulnukate puhul oli vist kõiges oli disain tähtsam kui efektiivsus. Ja ma arvan, et filmitegijad pidid siduma selle Intse Egiptuse mütoloogiaga, sest sellised ka nagu peakatted või kiivrid või nimetage, mis tahame, et tundusid küllaltki niimoodi seletamatud kohmakad. See on täiesti tõsi. Nii. Aga kas kellelgi oli veel tähelepanekuid? Kus on kätte meri? Ärge ole nii tagasihoidlikud, kindlasti on teil küsimusi. Ma kardan, et see seega uinutas selle teadushuvi või niimoodi. Kus kohas? Ja ma toon sulle kohe mikrofoni. Üks-kaks. Kas on mingid ainet, mis aatompommini nii võimendaks 100 korda? Ma ei tea, mis magnetit võimendab, magnet välja võimendab. Paned ferromagneetilise aine sinna sisse, näiteks raua või midagi sellist. Aga atompommide koha pealt ma ei ole ekspert. Kas keegi siin ruumis oskab kommenteerida? Ma tean, et siin on mõned füüsikataustaga inimesed. Vaistab, et neil ei ole midagi lisada just hetkel. Oi, lase käia. Kohe toon mikrofoni. Tegelikult selle küsimust ei saagi kommenteerida, sellepärast, et meie teatavasti elame maal, aga nemad ju pidid kaasa andma seda materjali, mida maal ei ole kunagi nähtud. Seega võib-olla seal selline materjal oli olemas, meie elementide tabelis sellist materjali ei ole. Midagi, mis rikastab uraani kohtalt läheb. Küsimus on veel, kas see oli tuumalõhustumispomm või oli see tuumasünteesipomm ja eks ole sealt järgnevad detailid, aga selgelt meil oli muidugi filmis ainukene materjal, mida mainiti, oli kvarts ja seda ilmselgelt maal ei ole absoluutselt, sest meil ei sea kiiva või tunne ega midagi. Kvarts elementaarosaks. Et põhimõtteliselt ma arvan, et selle küsimuse vastus jääbki saladuseks või siis peaks sarvi vaatama. Selle materjaliga oli minul veel huvitavaid mõtteid seoses. Sellepärast, et see või kvartsi elementaarosakeseks nimetamine, see selleks. Minu arust ma võin kergelt eksida, aga maa peal tõenäoliselt on olemas kõikvõimalikud erinevad aatomid, mis vähegi eksisteerivad ja on püsivad. Sellepärast, et kus kohas need aatomid, kust nad alguse saavad? Nad saavad alguse massiivsete tähtede surmal, kus suur massiivne täht pöörleb järjest kiiremini
ja lõpuks muutub neutrontäheks ja plahvatab. Ja sealt saavad alguse kõik Mendelejevi tabeli materjalid. Mõned neist on püsivamad, neid siin maa peal meil leidub ja mõned on vähem püsivad. Neid inimesed vahel tekitavad, natuke uurivad ja siis nad lõhust lagunevad ära. Osad materjalid on radioaktiivsed, mis lagunevad lihtsalt kauem. Aga ma olen võrdlemisi veendunud, et kõik sellised elementaarained peaksid maa peal ka leiduma ja niivõrd kuivõrd on inimesed neid ka tundma õppinud. Aga oletagem, et see tähevärav on tõesti kokku pandud, oletame, et see eksisteerib, on kokku pandud sellisest ainest, mida maal ei ole, et on siis mingisugune mineraal. On ülitugev ja mis iganes salapäraste omadustega, et ta suudab siis seda ussiauku piirata ja mida inimene ei suuda ka küünega kriimustada. Aga suudab siis mingi patsiga poiss. Et selge. Aga mind paneb hämmastama, et kas tõesti sellist ainet siis need kaltsudes need orjad suudavad siis kaevandada. Või siis see, mida need inimesed kaevandavad, et kas siis tõesti nendest kildudest on võimalik sellest ainest kuidagi panna kokku seda täheväravat, sest minu arust see peaks olema kuidagi monoliitselt ühes tükis tekitatud, et see tekitas minus ka küsimusi. Nii, üks küsimus. Lihtsalt väike nii-öelda teadane. Arvestades sarja ei ehitunud koahuldid, see raskes põlistuses ole. Need ei olnud täheväravate ehitajad. Täheväravate ehitajad olid iidsad. Ehk siis neil oli tehnoloogia oli palju enam arenenud kui praegused koahuldid. Aga kuna nad jätnud inimeste kõhus elades, nad surid välja, ne? Ei, nemad vist tõusid üles. Aga nagu näha meil on tõsiseid tähevärava fänne. Aga tuleb äkki veel kommentaar või küsimus? Ja, juba näen kätte. Mul on üks kommentaar selle kohta, kuidas see tähevärav ise ikka töötab, et ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui see Daniel Jackson sinna sisse astub ja kui ta molekuliteks või aatomiteks või veel väiksemate asjadeks laiali lammutatakse, kas tema teadus mitte ei sure sel hetkel, kui ta keha laiali lammutatakse ja kas see on ikka sama inimene, kes teisel pool tähevärav välja astub? Et kas tähevärav selles mõttes ei ole nagu mingi kloonimismasin põhimõtteliselt? Et esialgne inimene, kes maalt sinna sisse astub, põhimõtteliselt sureb ja teiselt poolt astub välja inimene, kes on täiesti identne, kellel on kõik tema mälestused, aga kas see on ikka sama inimene? See on hea küsimus. Ma ise mõtistlesin ka natuke nendel radadel ja mis ma mõtlesin, et mälu on ju seotud meie ajustruktuuriga, et me salvestame sinna, et oletame, et seda tõesti annab kopeerida üks ühele. Aga mis asi on siis nii-öelda hing või mis meid elus hoiab, selles suhtes, et surnud inimene seadmel näeb täpselt samamoodi samasugune välja kui heas lähenduses ikkagi kui see magav elus inimene, aga väikeste nüanssidega. Aga just, et kuidas siis, kas ja kuidas on võimalik seda teadvust või seda elu sealt läbi kanda, et see on tõesti nagu, see on hea küsimus. Ma arvan, et nendel filmitegijatel ei ole vastust. Kas keegi tahab arvata midagi selle kohta? Üks küsimus. Ma vahepeal mõtlesin välja ühe hea mõtte, miks selle püramiidiga hea on ringi käia. Vaata, meil istub seal kusagil eespool Kadri, kes oskab meile kohe väga hästi rääkida, mille poolest näiteks lennukitega on halb lennata, sellepärast et me saame kõvasti sellist väikest kiirgusvoogu, sealt kosmilist kiirgust. Ja kui näiteks raketiga Marsile lennutame, siis saame seda kiirgusvoogu veel palju rohkem. Aga vaata, kui neil on üks mõnus püramiid, mis on mõnest eriti heast ainest, pliist näiteks. Ja pliigesta maha. Küll see võiks ikka hea olla. Kullatud pliigestaga. Aga seal on veider see, et siis see püramiidi avamine nagu väga erinevates efektides või niimoodi, et ma ei tea, kuidas ta sulgub, aga
kosmoses ei ole hapnikku, et see tuleb sinna ise kaasa võtta ja kui see kuskilt välja lekib, siis üsna kiiresti ei ole enam midagi hingata. Et ma saan aru, et see ustikene võib-olla ise ronib sinna sarkofaagi, aga kus kohas need patsipunad siis on? Et see on hea küsimus tõesti. Ants, märkustades minu Kiigo, mina olen see Kadrisid teinud, et Kii puhul peab jälgima, et sekundaarröntgen kiirgus ei hakkaks liiga tegema. Nii et see ei ole nii triviaalne, see peab olema väljas Kii ja sees midagi muud. Aga ta muidugi oligi sees väga kaunis. Ilmselt olid sambad selle jaoks. Tahab veel keegi küsida midagi? Te nii roid on juba kõik. Ei, minu arust nad on väga rõõmsad ja elavad. Kõik on väga elevil minu arust. Aga saite targemaks, eks ole? Muidugi. Nii. Aga on veel mõni küsimus? Et kui ei ole, siis hakkame vaikselt otsi kokku. No küsige veel viimased minutid. Tahate neid lehti ka või? Sellest me räägime hiljem. Küsime praegu asjasse puutuvaid küsimusi. Filmi puudutavaid küsimusi. Aga kas keegi filmi lõpus märkas üks sellist veidrat lahendust? Füüsikaliselt veidrat lahendust. See oli suur, see oli eepiline. Ma tahtsin ise ka seda teada, kas kosmoses tuumapomm liikuda niimoodi, et üks läheb üles taga, teedel varlabi niimoodi, ained või segul oma vahel transpordi äärel. Vastan kõigepealt transpordi küsimusele. See on hea küsimus. See tundus, et ta nagu vahetas neid asju, et ma ei tea, mis selle asja loogika on, aga need ringid olid ka selline tore mõte, et seda sai neid tuumapommi saata sinna masinasse, ma arvan, et ta teenis oma eesmärki. Aga see tuumaplahvatuse küsimus, just seda ma sihtisin. Kas seal tekib mingi selline ring? Minu teadmised lubavad prognoosida, et seal ei tohiks mitte mingit sellist tasapinnalist ringi tekkida. Teine asi, heli, et kosmoses nagu ei ole midagi, mis juhiks heli. Jah, just täpselt, et seal on väga vähe õhku ja muud gaasi, ja heli levimiseks on vaja just sellist keskkonda. Et minu arust ka see plahvatus oleks pidanud olema sfääriline, paisuv sfäär, et see valgussähvatus levib igas suunas laiali, ilma mürata ja niimoodi ühtlaselt. Ja siis kuivõrd terve see kosmoslaev oli sellest kvartsist valmistatud, mida nad tahtsid ennem maale saata selleks, et pommi võimendada, siis see plahvatus oleks pidanud, ma ei tea, terve päikesesüsteemi ära hävitada. Tõenäoliselt küll, jah. Jah, et see plahvatus oleks pidanud olema palju võimsam, kui see asi oleks. See on reaalselt lihtsalt väga nõrk pomm. Inimese tehtud kõigest. Kui ta võimendatud nii nõrk. Aga missugune lõpp filmile? Muusika mängib ja kohe õnnelikult käeseb ehib. Kõik lendab õhku. Olgem ausad, et selle filmi tegijate seisukohalt see lahendus oli kogu idee või selline oli geniaalne, sellepärast, et olid võimsad tulnukad, aga nad olid inimese sarnased, siin oli õudselt lihtne näitlejaid leida. Raske oli võib-olla seda karvast kaamelit saada ja siis seda looma, kes maitses nagu kala. Aga tulnukatega oli seekord väga lihtne. No nii, aga kostüümid olid tõesti vägevad ja kolonelil oli nii lahe soek. Aga igal juhul need tagasiside-lehed, ärge neid siis ära kortsutage ja prügikasti visake. Et kui te väljute, siis seal hiiglaslikud tooli peal saate need tagasi anda, kellel pastakat ei olnud, siis seal on olemas, võite ka pärast täita. Igal juhul aitäh tulemast, aga oodake, teeme nüüd veel ühe hiiglasliku aplausi meie